päris hea on vahest Jumala kojas pingis istuda ja kuulata, mis räägitakse. Ise kaasa laulda ja selle kõige juures tabas mind see küsimus, et kuna neid lauluraamatuid oli vähe ja et kui palju me teame asju peast. Et tegelikult on nii, et Jumala sõna ütleb ka, et püha vaim tuletab meelde neid asju, mida me juba oleme õppinud. Seetõttu on väga oluline see, milline on meie teadmiste pagas, mida me teame või ei tea. Ja ma hakkasin pingis olles meelde tuletama, et millised kirjakohad mulle tulevad kõige enne meelde. Ja ma avastasin ühe tõsiasja, et mulle meenuvad kõige enne need kirjakohad, mis on evangeeliumite lõpus. Et võiks ju, Johannese puhul võib-olla on see asi natukene teisiti, et seal meenus just see alguosa rohkem. Et Markuse evangeeliumi puhul see tuntud kirjakoht, see on 16. peatüki 16. salm. Kuidas see kõlab, kas teil tuleb meelde? Kes usub ja keda ristitakse, see saab antakse, eks ole. Või nii nagu selles moodsamas tõlkes nüüd on tõlgitud, et kes usub ja keda on ristitud, see saab antsaks. Mulle see viimane variant eriti ei meeldi, sest see võtab seda teravust vähemaks. Ma arvan, et siin on liiga palju teoloogiat sisse pandud. Täna meil on teoloogiast juttu olnud, aga ise ma armastan ka natukene teoloogiat, nii et selles mõttes see, mis ma nüüd enne ütlesin, ei ole vastuolus minu enda sees. Mattuse evangeeliumis lõpus mulle meenus see missionikäsk. Minge siis ja tehke jüngriks kõik maailma rahvad, ristides nad Isa, Poja ja Püha Vaimu nimes. See on see huvitav on see, et ühel puhul on meie enda isikuga tegu, et mis meie endaga peab toimuma. Ja teisel puhul on tegu, et me ei tohi siis paigale jääda, vaid peame minema välja, tegutsema. Et me ei ole päästetud sellepärast ainult, et me ise saaksime asjad Jumala ees korda, vaid ka sellepärast, et aidata teisi asja korda saada. Olla need väikesed teenijad Jumala abimehed. Aga tuleme tasapisi ka selle tänase teema juurde. Ja selle me leiame Johannese evangeeliumi 12. peatükist, kellel on Jumala sõna ligidal, see võib lahti võtta 20. peatükist ja ma loen seal päris pika lõigu kuni 33. salmini. Tegelikult ma peaksin lugema 36. aga ma olen üsna veendunud, et kõiki asju korraga niikuinii ei jõua ära seletada. Et siis jääme 33. salmi juurde pidama. Seal räägitakse järgmist. Aga nende seas, kes olid pühadeks üles tulnud Jumalat kummardama, olid mõned kreeklased. Need tulid Filippusi juurde, kes oli pärit Galilea Betsaidast ja palusid teda. Isand, me tahame Jeesust näha. Filippus tuli ja ütles seda Andreasele. Andreas ja Filippus tulid ja ütlesid Jeesusele. Aga Jeesus ütles neile, tund on tulnud, et inimese poeg kirgastatakse.
tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kui nisuiva ei lange maasse ega sure, siis see jääb üksi. Aga kui see sureb, siis see kannab palju vilja. Kes oma elu armastab, see kaotab selle. Ja kes oma elu vihkab selles maailmas, see hoiab selle igaveseks eluks. Kes tahab mind teenida, peab järgnema mulle. Ja kus olen mina, sinna saab ka mu teenija. Kes iganes mind teenib, seda austab mu isa. Nüüd on mu hing ehmunud. Ja mida ma ütlen? Kas ma pean ütlema, isa, päästa mind sellest tunnist? Kuid ma olen juba astunud sellesse tundi. Isa, kirgasta oma nime. Siis tuli taevast hääl. Ma olen kirgastanud ja kirgastan veel. Rahva hulk, kes seisis ja kuulis, arvas, et kõu müristas. Aga teised ütlesid, ingel rääkis temaga. Jeesus kostis, see hääl ei sündinud minu, vaid teie pärast. Nüüd käib kohus selle maailma üle. Nüüd kihutatakse välja selle maailma vürst. Ja kui mind maa pealt ülendatakse, siis ma tõmban kõik enese juurde. Aga seda ta ütles, et viidata, millist surma tal tuleb surra. Aamen. Selle lõigu pealkirjaks on pandud kreeklased tahavad Jeesust näha. Ma ise sõnastaksin selle Jumala sõna lõigu hoopiski teemaga Jumala armastuse tee. Selle evangelist Johannes ei anna meile ju tegelikult ülevaadet, kuidas see kohtumine päriselt aset leidis. Kuidas Jeesus ja kreeklased siis lõpuks kokku said. Kui ta annab edasi selle, mida Jeesus ütles, kui ta sai kuulda kreeklastel. Ta ütles, tund on tulnud, et inimese poeg kirgastatakse. Ta teadis, mida see viimane Jeruusalemma külasus tähendama pidi. Teda pidi kirgastatama tema surma kaudu. Ja ta teeb ühe huvitava võrdluse, kus ta võrdleb oma surma nisuivaga, mis langeb punda ja mis mullaga kaetakse, kuid mis mõne aja möödudes siis idanema hakkab, üles ärkab, hõre ja pea loob ja vilja kannab. Nisust saab leib. Nisu esindab leiba, toitu, mis meil hinge sees hoiab. Seda on üsna lihtne mõista. See elujõud on igas nisuivas ja on algeks uutele samasugustele ivadele. Nii loob Jeesus nisuivast pildi, mis räägib tema enda surmast ja ülestõusmisest, aga ka sellest, milliseks eluleivaks pidi ja peab ta meile saama. Jeesus ütleb seda Johannese evangeeliumi järgi kohe pärast seda, kui ta on juubelduse saatel Jeruusalemma läinud. Õhus on tunda teatud meeleolude muutust. Seal, kus varem oli olnud juubeldus, kiitmine, ülistus, on tunda ka ja aimata hoopis teistsugust tunnet. Ja seal ei puudunud vihkamine,
seal ei puudunud põlastus. Aga ometi Jeesusel oli oma kindel eesmärk, oli visioon. Ta tundis olevat lähedal tunni, kui ta pidi viima lõpuni selle, mille pärast ta oli siia maailma tulnud. Ta pidi surema nisuiba surma. Täna me peamegi endalt küsima, miks pidi Jeesus nisuiba kombel surema? Kes üldse tahab surra? Enamik inimesi ju tegelikult kardab surma. Ja paljud inimesed püüavad isegi surmale mõtlemist vältida. Ka Jeesus põrkus hetkeks selle mõtte eest tagasi. Kui ta meie tekstis mõtleb surmale, haarab teda inimloomusele nii omane kohkumus. Ehmatus ja ta ütleb, nüüd on minu hing ehmunud. Ja mida ma ütlen? Kas ma pean ütlema, isa, päästa mind sellest tunnist? Ta piinleb ahastuses ja see kõlab otse, kui ta paluks sellest pääsemist. Ahistus ja piin, mida Jeesus surma eest tundis, ei olnud aga päris tavaline surmahirm. Ta pidi surema teistest inimestest erinevat surma. Ja võiks öelda ka, et palju kohutavamat. Kui ta hiljem oma surmale eelneval õhtul Getsemani aias palvetas, tõusis ta ahastus välja kannatamatuks. Siis, kui ta vaimusilmas nägi talle ulatatavat karikat täidetud kannatusega, millest tal tuli läbi minna. Siis muutus ta higi, nagu Jumala sõna ütleb, nagu maha tilkuvateks verepiiskadeks. Jeesusele ei olnud hirm midagi võõrast. See teeb ta meiega väga sarnaseks. Me saame temaga ennast mingil tasandil kindlasti samastada ja see on väga oluline. Meil on kergem temale niimoodi lähemale jõuda. Temas, kes oli püha ja laitmatu, täiesti puhas, temas pidi toimuma heitlus, mis ei oleks pidanud võib-olla üldse talle osaks saama. Ja ometi saab see talle osaks sellepärast, et meie taevane isa armastab meid. Ta ei palu õieti sellest tunnist pääsemist. Ta ütleb, ma olen juba astunud sellesse tundi. See oli tema tee. Mis oli see, mis ajas teda seda teed mööda minema? Eks see oli kindel teadmine, et ta peab surema nisuiba surma. See pidi hakkama vilja kandma, mis on tohutu õnnistus inimestele maailmas. Ta ütleb, kui nisuiba ei lange maasse ega sure, siis see jääb üksikuks teraks. Ta mõtles päris kindlasti sellele, et mis saaks siis, kui ta ei läheks Jeruusalemma ega ei saaks piinatud Pontius Pilatuse all ega risti löödud ega maha maetud. Kui ta aga oleks selle tee hüljanud, mis oleks siis? Siis oleks ta jäänud selleks üksikuks suure potentsiaaliga ivaks.
Ja sellest ei oleks saanud seda nisuiva, mis kannab vilja eluks paljudele teistele. Ta oleks jäänud üksipäini inimeseks, kes on ilma patuta, kes ainukesena on õige ja kellel ainsana on elu, millest me kõik oleme loodud. Kuid millel on üks puudus, nimelt me oleme selle elu kaotanud patu langemise tõttu ja selle patu nakkuse tõttu meie veres. Midagi sellist poleks Jeesus suutnud ette kujutada. Ta ei oleks suutnud ette kujutada, et inimestel puudub võimalus päästeks. Ta tuli, et minna Jumala armastuse teed. Nii oli see otsustatud igavikulise Jumala poolt. Ja sellest on tunnistamas meile Vanatestamendi ettekuulutused. On palju kirjakohti, mis räägivad sellest. Laulus 40 on Kristuse prohvetlikud sõnad. Vaata, ma tulen, rullraamatus on minus kirjutatud. Sinu tahtmist, mu Jumal, ma teen hea meelega ja sinu seadus on mu südames. See on siis Taaveti laul 40, salm 8-9. Ta pidi minema jumalikust armastusest, ennast ohvriks tooma selleks, et meie võiksime pääseda. Prohveti Josaja räägib selle tee kohta järgmist. Aga issand arvas heaks teda alandada haigustega, kui ta oli iseenese andnud süüohvriks. Saab ta näha tulevast sugu, ta elab kaua ja issanda tahe teostub tema läbi. Pärast oma hingevaeva saab ta näha valgust ja rahuldust tunda. Oma tarkusega teeb mu õiglane sulane paljusid õigeks, sest ta kannab nende patusüüd. Ja Jeesus on öelnud Markuse evangeeliumi 10. peatüki järgi, inimese poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et ise teenida ja anda oma elu runaks paljude eest. Me oleme praegu suurele reedele eelnevas ajas. Oleme ajas, kus Jumal küllap ootab meid, et me mõtiskleksime elu tõsisemate küsimuste üle palju rohkem kui muidu. On ka paastuaeg, kus vabatahtlikult kristlased loobuvad iseenesest ju headest asjadest, aga selle nimel, et keskenduda põhilisele, sellele, mis on kõige olulisem. Ja see, mis on kõige olulisem, on ju, mida Jeesus Jumala Isa tahtmise kohaselt on meie eest teinud. Kõigis meis on aga seda loidu ja poitpäist inimest, kes tahab teha oma tahtsi. Seda niinimetatud kiiblikeeles lihalikku meelt, kes tahab ise kuulda, mõelda, otsustada ja sageli ei taha Kristuse kannatamisest ja surmast minu ja sinu pärast midagi teada. Sellise hingelise vastuseisuga tuleb pidevalt võidelda. Kahjuks ei ole see ainult nende inimeste osa, kes kogu aeg on valinud mitte Kristust tunda, vaid ka meie osa, kes me oleme kristlased.
Aeg-ajalt me ikka tahame otsustada ilma temaga nõu pidamata, sest me arvame, et meie oma tarkus on piisav ja seega tõstame oma tarkuse kõrgemaks jumalikust tarkusest. Keegi meist ei tohi olla ka ükskõikne nii olulise ja erakordse asja eest. Jumal ise tuleb Kristuses meie juurde ja sureb nisuiva surma. Kuid tegelikult ei ole ju jutt ainult Jeesuse suremisest. Jutt on ka meie suremisest. Meiegi peame surema nisuiva surma. Meie ei pea surema küll selliselt, nagu suri Jeesus, sest tema surm oli täiesti teistmoodi, täiesti unikaalne. Ainult tema võis surra pattu teinud inimese asemel. Aga meie peame surema, et osa saada sellest, mida Jeesus meile on kätte võitnud. Jeesus räägib sellest, kui ta ütleb, kes oma elu armastab, see kaotab selle, ja kes oma elu vihkab selles maailmas, see hoiab selle igaveseks eluks. Jeesus kasutab ju siin õigupoolest paradoksi. See tähendab midagi sellist, mis algul tundub täiesti ebaloogiline või mõistuse vastane olevat. Kuid lähemal järelemõtlemisel näitab endas tähtsat tõde. Jeesus kasutas sageli seesuguseid paradokse, et oma kuulajate tähelepanu võita, neid mõtlema panna. On loomulik, et me armastame oma elu ja püüame seda hoida ja oleks lausa ebaloomulik seda vihata. Ma usun, et siiamaani oleme me kõik ühte meelt. Kuid Jeesus pöörab selle kõik pahupidi ja ütleb otse vastupidist. Oma elu armastamine on sellest ilmajäämine ja selle vihkamine on selle hoidmine. Kõlab arutult, kuid ei ole seda. Vähemalt päästmise seisukohalt mitte. See, mida Jeesus siin ütelda tahab, on, et kui tema suremine nisuiva kombel saab meile eluks ja õndsuseks, siis kaotame me enda elu. Peame kõrvale heitma oma enese ideed ja mõtted meie elust ja sellest, kuidas me saavutame õige ehtsa ja hea suhte Jumalaga. Meil võib olla väga huvitav programm välja töötatud, kuid kahjuks sellest ei piisa. Me peame ikka puutuma kokku ilmutatud tõega. Kuidas mõtleb selles seoses loomulik patus langenud inimene? Ta on uhke, iseteadlik ja usub omaenda suurepärasusse ja headusesse. Ta usub, et võib võita Jumala südame oma olemisviisiga, oma tegudega. Ta usub ka, et hea temas kaalub ju need valed teod, asjad üle. Sellised me ju oleme oma loomu poolest. Niipea aga, kui asi puudutab Jumalat, mõtleme sellele, mida peame tegema, kuidas peame käituma, et Jumalale meeldida ja pärast surma taevasse jõuda. Ja me usume, et Jumal toetab just minu mõtted. Usk on selline, et mina tean, kuidas ma sinna jõuan. Kuid paraku ta ei tee seda. Meie oma mõtted Jumalast on inimlikud ja mitte vaimsed, ehk siis teisisõnu piibli keeles lihalikud. Kõik see, mida selles seoses ise mõtleme me alati valesti. Me usume, et Jumal asub meie poolele meie seatud tingimustel. Et ta tasub meile selle eest, mida me oleme oma arvates hästi korda saatnud.
me mõtleme ikka iseenesega rahul olevaid radu pidi. Me tahame oma õndsuse välja teenida. Tuleb vaid olla lojaalne iseenda vastu. Nii mõtleb loomulik inimene, kui ta mõtleb aimulikest asjadest, kui ta on lihaliku meelsuse juures. Jeesus ütleb, et kui me tahame leida igavese elu, siis peame kõike seesugust elu vihkama, selle kaotama ja sellele lausa surema. Miks küll? Aga sellepärast, et see on mõttetu ja maha visatud vaev. Jumal ei taha seda, mida me tahame talle anda. Sest ta näeb, mida me teeme, näeb meie kõrkust, näeb meie pattu. Apostel Paulus kirjutab nõnda. Ja kui ma kõik oma vara ära jagaksin ja kui ma oma ihu annaksin põletada, aga mul ei oleks armastust, siis ma ei saavutaks midagi. See on armastuse ülemlaulust. See on Korintuse kirja 13. peatükk. Meil ei ole iseenesest mitte raasugi sellest, mis on omane sellele armastuse ülemlaulule. Kuid see, mis seal kirjutatakse, on täielikus kooskõlas Jeesuse Kristusega. Terve tema elu oli täis valmidust teha kõike seda, mis oli taevase isa tahtmine. Ta käis jumalliku armastuse teed. Tema elu on isetu armastus inimese vastu. Kuid meie elus on palju ruumi enese armastusele ja igatsust meie eneste minade tunnustamisele ja väärtustamisele. Tahame ikka, et keegi meid pidevalt õlale patsutab, meid tunnustab ja meile meeldib ka saada vahel kiitust asjade eest, mida me ise teinudki pole. Ma tihti näen, kui mingi Ameerika jutlustaja tuleb kantsesse ja midagi Eesti rahvale midagi ilusat ütleb, teadmata üldse, kas see sisuliselt katnud on, aga ma näen vähem, kuidas inimeste näod särama lähevad. See meeldib meile. Me oleme lihtsalt sellised. Jumal ütleb meile oma sõna kaudu Pauluse suu läbi. Kõik on pattu teinud ja ilma jäänud Jumala kirkusest. Rooma kirja 3. peatükk, salm 23. Me peame tunnistama ja aru saama, et kui tahame leida igavese elu, siis tuleb meil tõdeda, et kuidas me ka ei käituks, ei viise meid ometi Jumala juurde. Kuid kes siis võib seda teha? Kes pääseb Jumala ligi olla? Seda võib ainult see, kes paneb tähele Jumala sõna ja kelle valgustajaks on püha vaim. Kui vaadata oma elule Jumala valguses, siis hakatakse seda tõepoolest vihkama. Apostel Paulus räägib sellest, kuidas ta oma vana elu, mille üle ta varem väga uhke oli olnud, maha jättis. Miks ta selle maha pani? Kõigepealt hakkas ta nägema pattu. Seda, et ta on kiusanud Jeesust, kelle Jumal oli saatnud. Teiseks, vahest ehk määravamgi oli see, et ta leidis elu, mis oli palju parem. Ta kirjeldab seda nõnda. Kuid mis mulle oli kasuks, seda ma olen arvanud kahjuks Kristuse pärast. Jah, enamgi.
Ma pean kõike kahjuks issanda Kristuse Jeesuse kõike ületava tunnetuse kõrval. Tema pärast olen ma minetanud kõik selle ja pean seda pühmeks, et saada kasuks Kristust. Philippi kirja 3. peatükk. Tema, kes varem oli lauskõigutamatu variser, kes arvas end õige olevat sellepärast, et ta täitis seaduse tahte, tegi ikkagi oma minevikuga lõpparve, kui oli taibanud, kes on Jeesus. Ja huvitav, et nüüdsest tahtis ta teada ainult Jeesusest ja tema õigusest. Jeesus ütleb meile täna loetud tekstis, kes tahab mind teenida, peab järgnema mulle. Ja kus olen mina, sinna saab ka mu teenija. Kes iganes mind teenib, seda austab mu isa. Ei ole kasu targast mõtlemisest, kui sinna juurde ei kuulu Jeesuse järgimine. Me sünnime uuesti, saame uueks inimeseks, kes armastavad Jumalat ja tahavad teenida teda usus Jeesusesse. Ka meie peame selleks, et uuesti sündida, surema nisuiba kombel patule, oma tahtmistele ja saama äratatud uuele elule koos Kristusega. Jeesusesse uskuja järgneb Jeesusele ja teeb Jumala tahtmist. Kui me mõtleme praktikas, kuidas see teenimine siis käib, siis kõige paremini me mõistame seda lugedes Jeesuse programmkõnet, mis on kirjas Mattuse evangeeliumi 5.–7. peatükil, mida me tunneme mäejutlusena. Lõpuks tahan ma öelda, et selle tänase tõsise teksti juures, et kristlase elu ei ole siiski ainult morn meeleparandus. Ei ole ainult tegu ohkamise ja hädaldamisega, et küll ma olen patune. Jeesus armastab seda, et meil oleks hea. Ja meil on hea siis, kui meie hinges on helgus. Ja see helgus tuleb meisse valguse kaudu, mida Jumal püha vaimu kaudu meile annab. On täiesti selge, et selle püha vaimu valgus saab meie päralt olema Kristuse teenete kaudu. Saab meie päralt olema siis, kui me ise palvetame. Kui meil on aega kuulata siin selles paastuajas issanda häält, kui meis on tahtmine teha seda, mis on põhiline, järgida Jeesust Kristust ja kuulata tema õpetust.